Järgmisena tutvustan sulle e-tellimiskeskkonna kliendikonto põnevaid võimalusi, mis lihtsustavad kindlasti sinu igapäevatööd. Sisene oma paroolidega e-tellimiskeskkonda ja külasta enda isikliku konto lehte, vajutades enda ettevõtte nimele. Esimese teemana leiad alajaotusest ploki Minu andmed. See sisaldab juriidilist infot, mis meil sinu ettevõtte kohta on. Samuti näed taimekaitsetunnistuse andmeid, juhul kui oled meiega eelnevalt oma taimekaitsetunnistuse infot jaganud. Kontaktisiku plokk sisaldab sinu ettevõtte peamise kontaktisikuga seotud infot. Ja loomulikult on sul võimalus muuta ära e-tellimiskeskkonna poolt sulle edastatud personaalne salasõna. Kui näed, et mõni oluline lahter on tühi või sisaldab aegunud infot, siis palun uuenda seda kindlasti ja vajuta nupul Salvesta. Tarneinfo alajaotuses saad tutvuda peamise tarneaadressiga, mille oled Horticomile eelnevalt teatavaks teinud. Alternatiivse tarneaadressi alla koondame kõik aadressid, kuhu oled eelnevalt kaupa tellinud ning mis erinevad sinu peamisest tarne asukohast. Sinna saad lisada juurde ka uusi aadresse, et hiljem kaupu tellides ja tellimust vormistades saaks süsteem sulle sobivad tarne asukohad valikuna välja pakkuda. Kui näed, et info on puudulik või aegunud, siis täienda seda ja salvesta. Kui oled pakiautomaadi sage kasutaja, siis on sul võimalik ära määrata ka endale kõige sobivam pakiautomaat. Nii ei pea sa tellimuse vormistamisel enam sobivat pakiautomaati valima, vaid süsteem määrab selle sinu asemel ise ära. Üks olulisematest alajaotustest on kindlasti tellimused. Siia oleme koondanud kõik sinu ettevõttega seotud tellimused, nii need, mis sa oled teinud läbi e-tellimiskeskkonna, kui ka need, mille on vormistanud e-maili või telefoni teel sinu kliendihaldur. Tellimused oleme jaotunud 2, aktiivsed tellimused ja juba täidetud tellimused. Tellimuse number koosneb 2 osast, tellimuse numbrist ja nädala numbrist, mis nädalasse sa tarne ajastasid. Ehk kui teed suure koondtellimuse ning jagad kauba kättesaamise kuute erinevasse nädalasse, siis siia lehele ilmub 6 erinevat tellimust. Tellimuse plokk sisaldab ka tellimusega seotud olulisemat infot, tellimuse numbrit, hetke staatust, loomise kuupäeva, tarneaega ja tellimuse kogu summat käibemaksuga. Samuti saad tehtud tellimuse sisu vaadata. Kui sa tellid tihti sarnast kaupa, siis oleme loonud selle lihtsustamiseks ühe väga mugava funktsiooni. Tee sama tellimus. Sinna vajutades loob süsteem sulle identse sisuga uue tellimuse. Sinu ülesandeks jääb vaid muuta vajadusel koguseid, lisada juurde uusi tooteid või eemaldada soovimatud. Kui mõni toode on vahepeal meie sortimendist välja arvatud, siis süsteem annab sellest sulle ka kohe märku ning saad vajadusel alternatiivse toote lisada. Kui otsustasid maksta tellimuste eest arvega ning see on veel meile teadaolevalt tasumata, siis tellimuse lõppu ilmub nupp Mine maksma. Sinna vajutades suuname su pangalinkide lehele, mille vahendusel saad kergesti tellimuse eest tasuda. Alajaotuses lepingud näed kõiki erinevaid olulisi detaile, mis tulenevad sinu ja Horticomi vahelisest lepingust või muudest meievahelistest kokkulepetest. Krediidilimiidi olemasolu puhul näed oma jooksvat krediidiseisu. Lepinguliste klientide puhul on kindlasti paika pandud arve maksetähtaeg. Kui sul on sõlmitud Horticom osaühinguga leping, siis sellega saad tutvuda Minu lepingut kaudu. Viimase teemana on näha, kas oled tutvunud ja nõustunud e-tellimiskeskkonna müügitingimustega. Kui veel ei ole, siis kindlasti loe läbi ja märgi nõustumiseks kasti linnuke. Kui sul tekib küsimusi, siis sind aitavad tööpäevadel nii e-tellimiskeskkonna klienditugi kui ka sinu oma kliendihaldur. E-tellimiskeskkond areneb pidevalt edasi. Ootame suure huviga sinu tagasisidet ja ettepanekuid, kuidas Horticomi e-tellimiskeskkond veelgi lihtsustaks sinu igapäevatööd. Head kasutamist!